Mis te arvate? Kui te vaatate ümberringi, kas... Männipuust, need on nagu käbi ja suur. Aga ta on rohkem Ma arvan, et nagu No, kuusemaru. ei ole käbi ega kuus. Kas te veel mõnda puud näete siin ümberringi? Männi. See valge tüvega. Kask. Ja, need on kaseseemned. Ja vaadake, tal on mõlemal pool seemne küljes on väikesed tiivad. Ja siis selle tiivakeste abil ja lendleb ta kaugele. Meil basseini on need lennad. Mis lehed need on? Oi, aga kas see ei tule sulle tuttav ette? Praegu. Ma tean seda taime, aga ma ei tea selle nime. Aga selline asi nagu vahel ütleb sulle midagi? Ja need on vahtraseemned, on ka siuksed tiivviljad ja sellest, kui mina väike olin, ma tegin omale vahtra nina ette. Margit, kuidas see idee alguse sai? Kuidas meelte kohvri mõte tekkis? Et see kõik sai alguse sellest, et Keskkonnaameti poole pöördus Lääne-Eesti turism koostöösooviga pakkuda paremaid loodusturismi võimalusi erivajadustega inimestele. Et teha koostööd soomlastega, lätlastega. Et meil on erinevad programmid naaberriikidega koostööks ja see oleks olnud või oligi siis Kesk-Läänemere programmi raames. On üks regionaalarengu fondi rahastatud siis programm. Ja kuna meie töövaldkond on looduse vahendamine, et me ei tegele konkreetselt matka siis rajatistega, siis me leidsime, et see on hea võimalus siis luua nii-öelda teisest vaatenurgast. Et tavaliselt, kui me midagi teeme, siis mis mina nüüd selle projekti raames õppisin, on see, et kui me midagi teeme, siis me tavaliselt lähtume iseendast. Et nii-öelda sellest tavakasutajast. Aga mis mulle selle projekti juures väga meeldis, on see, et me lähtusime just siis nägemis- ja kuulmispuudega inimestest ja me hakkasime vaatama, kuidas luua sellist vahendit, mis sobib neile, aga sobib ka tavainimesele. Et just see nii-öelda nagu see ümber pööratud lähenemisnurk. Et see oli, minu jaoks oli see uudne ja see oli hästi õpetlik. See oligi hästi õpetlik, aga teisest küljest see tekitas ka hästi palju keerukust, et sa pididki mõtlema nagu kõikidele lastele ja üldplaanis, kui Velvet midagi disainib, siis ta püüab seda kasutajat mõista, ehk paneb ennast sinna kasutaja kingadesse ja alles siis võtab nii-öelda kujundlikult pliiatsi kätte. Siis selle projekti puhul oligi see hästi raske, et seda on nagu väga keeruline ette kujutada, et kui sul ei ole näiteks ühte meelt, nägemismeelt või kuulmismeelt. Aga meil oli meeskonnas ka olid pedagoogid, kes igapäevaselt tegelevad nende lastega ja tänu neile oli see mõistmine väga hea. Aga teil sul oli selles mõttes õige, et see teeb selle projekti keerukaks ja ta nõuab palju suuremat meeskonda, on nii? Et lisaks, kui tavaliselt on niimoodi, et sul on loodusteadusliku taustaga inimene, siis on sul disainerid ja nii edasi, siis nüüd tuli nii-öelda see eripedagoogika valdkond tuli sinna lisaks. Jaa, et Kairi Ilmets on nägemispuudega laste kauaaegne pedagoog, kes meid aitas ja aitab ja Raili Loit, kes on siis
kuulmispuudega laste pedagoog. ja pluss selle loodusteadusliku poole peal siis Aarnader. Arnader, jah, kes on ka nagu tore inimene ja temaga ka need vestlused läksid ikka väga pikaks, sest tal on nagu hea teadmine loodusest ja mitte ainult liikidest, vaid ka nendest liikide vahelistest seostest. Samas on tal omane põhjalikkus. Et ma ise olen ka selle projekti käigus nagu väga palju õppinud, kuigi ma olen suure osa oma elust ka keskkonnakaitse valdkonnas tegutsenud, siis see oli ka nagu looduse tundma õppimise selle poole pealt nagu tore. Ja nagu me siin ka täna rabas nägime, siis tegelikult kõik möödakäijad ja ka lapsed on nagu, et see tekitab huvi. Ma saan aru, et teil algselt oli ka mõte nagu kohvri mõte. Meil oli, mis meie vajadus on, me lähtusime sellest, et kui muuseumites on juba see üsna tavapärane, et muuseumid arvestavad erivajadustega inimestega, et see on neil muuseumiseaduses lausa sees, siis meie puhul me vaatasime nii-öelda oma vaatevinklist, et looduse vahendaja, et mida on looduse vahendajal siis puudu või vaja, et seda meid ümbritsevat loodust vahendada siis erivajadusega siis nendele klientidele. Võtsime praegu siin vaatluse alla siis just nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Aga põhimõte on selles, et mida loodusvahendaja saab siis kaasa võtta või mis tal võiks olla kaasas, kui ta vahendab loodust siis erivajadusega inimesena. Ja me nimetasime seda meeltekohvriks, sest meil oli selline idee, et kohvel on see, kus sa pakid ju asjad igaks elujuhtumid. Aga meie mõte oli see, et seda kohvrisse ei tohi kinni jääda, vaid see võib-olla see nimetus kohver aitab natukene mõista, mida me mõtleme selle all. Õnneks me kinni jäänud ja mõistsime ka, et me leidsime sellise vormi, kus kõik need elemendid, mis on siin kohvris, on nagu lihtsalt kättesaadavad. Et siin on 5 erinevat sahtlit, mis on ka erinevalt tähistatud. Näiteks, võib-olla kõigepealt räägime sellest üldse, mis kohvrid need on, mis kooslusi need käsitlevad või kuhu sa nende kohvritega minna saad. Et see sinine on rannikukohver. Siin on põhimõtteliselt siis räägime rannikuliikidest. See on sookohver, kus me räägime siis sookooslusest liikidest. Ja see on metsakohver. Ja siin kohvrite peal on ka tikandid nendest võtmeliikidest, kes seal elavad ja kes on sellele kooslusele siis väga olulised. Jah, et ta ei ole lihtsalt rannik, soo või mets, vaid nende konkreetsete koosluste juures on mõeldud ka konkreetseid kohti. Et selle rannikukohvri juures on märksõnaks rannaniit ja matsalu, siis sookohvri juures on siis märksõnaks siis raba kooslus eeskätt ja liisaraba ja metsakohvri puhul siis on märksõnaks puhtu mets, et alati on alati on õppevahendid lihtsam luua, kui sa kujutad enda ees mingit konkreetset kohta. Aga teeme kohvri lahti, et juhendajale, nii erivajadustega laste juhendajale kui ka loodusgiidile on põhimõtteliselt tulemas selline metoodiline juhend, mis räägib siis nendest lastest, mis on need laste nii-öelda vajadused, erisused. Siin metoodilise juhendis on põhimõtteliselt kõik liigid kirjeldatud, mis meil nendes kohvrites on ja ka osaliselt nende liikide vahelised seosed. Ja siin on ka põhimõtteliselt ülesanded juhendajatele, et kuidas seda põnevaks teha, seda matka või veel põnevamaks. Jah, näidis.
näidisülesanded, mis me oleme pedagoogidega välja töötanud. Siin kohvris on sellised piltkaardid, mis on reljeefsed, ehk siis nägemisvaeguse või puudega lapsed saavad seda katsuda, siin on ka pimekiri ja teisel pool on siis selle liigi kirjeldus ning siin on ka üks QR-kood ehk need lapsed, kes ei kuule, kelle jaoks eesti keel on justkui nagu võõrkeel, saavad seda viipekeeles seda liigi kirjeldust lugeda. Siin peal on meil ka veel kõlar, kus saab siis juhendaja esitada neid looduselisi. Ja kõige põnevamad osad on need sahtlid, kus on siis erinevate liikide siis kohta sellised eksemplarid, jah. Ja mul praegu siin munad käes. Need ei ole päris munad, need on järgi tehtud puidust, aga need üli nagu reaalsed. Need on täpselt mõõdetud liigi selle mingi, tähendab, sul on täpselt nad mõõdetud reaalsete munade. See on tilder, kühnokluik ja merikotkas. Siis meil on siin veel näiteks lõhnad. Et see on, mis lõht see on? Pärn. Ära anna mulle. See on vist natuke... Ma tean, mis see on. Maikelluke. No ta on ka maikelluke see lõhn. Eesmärk on see, et kui me metsa lähme ja see liik parasjagu ei lõhna, et siis me saame ikkagi meenutada seda lõhna või tunda, et kuidas ta võiks lõhnada. Kui ta parasjagu ei õitse, jah. Ehk nendest õppeelementidest on meil piltkaardid, kus me näitame seda liiki oma täies ulatuses. Meil on lõhnad, meil on ka erinevad viljad, mida ka põhimõtteliselt igal aastaajal või ei saa näidata. Nojah, praegu näiteks meil on siin ümberringi on kõik ilusad kenad sookased, aga sookase vilju näha ei ole. Neid armsaid pähklikesi siis eksemplarina on olemas. Meil on siin olemas ka käpaeljed. Käpaeljed on käpaalvas. Jah, sellised käpaeljed. See oleks karu, tilder, rebane. Hunt. Metskits. Et nende käpajälgede puhul on minu arvates on huvitav see, et nad on nägemispuudega lapse jaoks paremini hoomatav. Et kui sa looduses näed kuskil sisse vajutatud jälge, siis sa seda nii hästi katsuda ei saa. Aga seda saad hästi katsuda. Ja teine asi on see, et ta on ka piisavalt nii-öelda lihtsustatud, et looduses need jäljed on vahel niimoodi, et ta ei ole nii selge. Aga siin on need põhijooned ilusti näha. No, või kui ta on lume peal, siis saad seda visuaalselt tajuda ja siis õrnalt katsuda. Aga katsuda ei saa, jah. Aga siin saab. Ja siis meil on veel siin nahad, näiteks pruunkaru, neid on ka erinevate liikide kohta. Tajumiseks. Jah. Keskkonnaameti poolt ma tean, et meil oli selle lähteülesande ja tehnilise kirjelduse ja kõige selle ettevalmistamisega seotud poolosakanda. See on umbes, ma ütlen jagada 8-9 inimest. Ütleb palju siis Velvetis selle taga.
et ma ei ole kokku lugenud, aga neid on ka ikkagi päris palju. Et Velvetis endas, ma arvan, 6-7 inimest, siin on loovjuhid, tootmisjuhid, disainerid, väljaspool Velvetit, kes mind on nagu kõvasti aidanud, on just need pedagoogid, Kairi Ilmets ja Raili Loit, Arne Ader oma loodusteadmistega ja Eero Ehala, kes on Eestis päris tuntud filmide rekvisiitor ja ka teatrikunstnik nii-öelda. Et tänu nendele, pluss veel õmbled, siin taustajõudu on veel päris palju, et kindlasti suur tänu neile ja ka Keskkonnaametile, et see meeskond ikkagi oli meil nagu ühine. Seda küll. Et see oli selline ühisloome. Aga mida siis helipedagoogid on öelnud? Mulle tundub, et nad tunnevad rõõmu sellest, et selliseid vahendeid luuakse. Et see vahendite hulk praegu just ka loodushariduses või keskkonnahariduses on üsna piiratud. Et loodetavasti tuleb neid juurde või võiks saada nagu normiks selline mõte või selline ka teostus, et kui me teeme mingit õppevahendit, et siis me mõtleme ka erivajadustega lastele. See ei ole konkreetselt nüüd ühe asutuse kasutada. Et see on Eesti riigi ja Euroopa raha ja mõte on selles, et seda saaksid võimalikult erinevad inimesed kasutada, et tal oleks maksimaalne kasu. Et seda saavad samamoodi kasutada õpetajad, et nad peavad seda lihtsalt laenutama. Et seda saavad kasutada loodusgiidid, et vaja lihtsalt kas sealt turismiinfokeskusest või looduskeskusest on vaja see lihtsalt saada, et kui on teada. Ja kusjuures 2 seda kohvlit tuleb ju ingliskeelset. Et ka tegelikult turistid. Et samamoodi välisturistidele, et kui sul on suunatud, kui nad on tavainimesele ka kasutatav, siis et ta see kasutusvõimalus on suur iseenesest. Ise mõtlesime ka, et lisaks veel sellele saab seda kasutada kas klassiruumis näiteks, kas enne matka ajal või siis peale matka. Et see on selle juhendaja nagu otsustada, et mis ta heaks arvab. Ka selle sisu tutvustamine, et võib-olla kui kõik ei jõua, et siis ta valib enda jaoks nagu need olulised asjad, mida lastel näidata välja. Aga see ongi niimoodi, et kui sa võtad erinevad aastaajad, siis igal aastaajal on sul loodus pakub ühte või teist või kolmandat. Näiteks kui me praegu oleme siin sügiseses raba moodi metsas. Raba on ikka turba, lasund on ikka tüse veel. Aga ütleme, kui me oleme siin sügiseses looduses, siis tahes tahtmata me tähelepanu pöördub puudele, sest lehtede langemisega on see iseloomulik see lehelõhn on ju. Ja koolis samamoodi pööratakse just puudele ja puudeõppele tähelepanu. Muidugi, mis ma selle nagu protsessi käigus ka aru sain, siis erivajadused lapsed, neil kulub natuke rohkem aega, et nende asjadega tutvuda. Ja nende puhul on eriti oluline, et neil oleks võib-olla enne või mingi pärast. Eeltutvustus. Jah, sest siin Pääsküla siinsel rajal, et siin tegelikult ei ole sellist mahaistumise kohta nii-öelda laua taga, et sa saad istuda rahulikult vaadata. Et aga kui tihti peal on näiteks matkarajade alguses ja lõpus ja keskel ka? Vahel on. Aga neid ei ole piisavalt. Õnneks need on sellised mättad, et sa saad need Google'i kännu otsa toetada või maha. Või paned pikniku lina maha kuskile. Aga rabasse seda väga ei pane. Rabas ei pane. Jah, et jah. Ja üks oluline asi ka, et see,
kes on nende laste pedagoog ja giid, et nende vahel peab ka hästi suur koostöö olema, sest ilmselt giid ei tegele igapäevaselt nende lastega. Et siin tulevad mängud, mis selle konkreetse rühma nagu eripära on ja mis lapsed seal on. Et nad kindlasti enne matka peaks nagu läbi rääkima selle plaani, et mis nad seal metsas teevad. Et seda me ka teadlikult ei pannud juhendisse, sest need olukordi võib olla nagu väga palju. Et siin ongi see koht, et kui me räägime nägemis- ja kuulmispuudega lastest, siis ma arvan, et nendele looduse vahendamine, vähemalt Keskkonnaameti silmade läbi, mulle tundub, et see on üsna, see on alguses, me oleme alguse teinud. Et jah, et ma ise olen käinud paaril koolitusel, et kus on selgitatud neid vajadusi, et mida silmas pidada, aga siin puudub see praktiline pool. Et tegelikult on vaja seda ka ise kohal olles mingis situatsioonis tunnetada, et osata ka seda õpetada, jaa, täpselt. Et siit peab edasi minema. Ma arvan, et see on järgmine teema, millega me tegeleme.